kui inimesed tahavad käituda kodanikena ja kui neil ei ole sugugi ükskõik, mis saab kodust ja kodumaast ja endast ja lähedastest ja tulevikust ja kui nad suhtuvad mitte lihtsalt nii mööda minnes ja kuidagi vaatavad, et las teised mõtlevad ja las teised teevad ja keegi teine vastutab ja ise ei pea ja vaata, siis tekib hoopis teistsugune käitumisstiil, elustiil, suhtlemisstiil, siis on kuidagi ükskõik ja kui nässu läheb, noh, mis siis, sõidame ära. Ma arvan, et oluline on saavutada mõtlemisviis ja võime iseseisvalt analüüsida ja jõuda järeldustele nii põhjuste osas kui ka võimalike alternatiivide osas. Mida teha, kuidas toimida, et niisugust asju ei tekiks, see on ju pahe. Ja kui me saame aru, et see on pahe ja saame aru ka sellest, et nendest pahedest oleks vaja vabaneda, siis ühtäkki selgub, ei saa. Tegelikult ei saa vabaneda ühiskonnas nendest pahedest. Võimalik on vähendada, mõnikord ka kõrvaldada nende pahede põhjuseid. Aga need tuleb eelnevalt avastada, sõnastada ja avalikustada. Kordan, avastada süsteemina, mitte mõni põhjus, vaid kõik olulised põhjused vastastikustes seostes. Need ei ole ükshaaval, vaid seotud omavahel. Mingi asja on, mida ei tohiks olla. Midagi ei ole, mis peab olema. Ja mõned asjad on lihtsalt väga ligadi-logadi, eks ole. Ja nii edasi, niisiis põhjused. Ma ütlen peenemalt ka, kausaalsete ja funktsionaalsete seoste süsteem tuleb avastada, sõnastada lihtsalt, selgelt, arusaadavalt, lühidalt ja avalikustada. Kui ei suudeta, ei julge või ei oska või ei saa või mingid põhjused on keelatud avalikustada, no siis ei saa mitte ühest hädast vabaneda. Ja demokraatia, millest ka ikka ju meil alatasa unistatakse ja räägitakse, eeldab asjatundlikkust. Demokraatia on kultuuri ja hariduse funktsioon, objektiivne kaassõltuvus. Ühest küljest selles mõttes, et moraalne, mitte õigus ainult, vaid ka kohustus on olla asjatundlik. Vastasel juhul sul ei ole moraalset õigust suud lahti teha ja sekkuda. Ükskõik mis valdkonnas. Aga see tähendab, et kultuuri ja norm on olla asjatundlik ühiskonnaelus. Kuulata, arutada, õppida, vaadata, mõtelda, analüüsida ja mitte teed seda, mida kästud, nii nagu kästud siis, kui kästud seal, kus kästud. Keegi teine ütleb ette, sina muudkui teed ja siis imestad, mis välja tuleb. See ei ole kodanik. Ja demokraatia niisugustes tingimustes võimalik ei ole. See on mäng, fiktsioon, pettuse vorm. Aga selleks, et demokraatlik regulatsioon tegiks, siis oleks vaja juba lapsest peale, pihiksest peale juba harjutada inimest mõtlema, osalema otsustamises, leidma põhjuseid ja tagajärgi ja kas isegi 3-aastane küsib su käest, et mida selga panna. Selle asemel, et anda talle korraldus, võib ju isa või ema või vanaema ükskõik kes küsida, aga kas sa oled vaadanud, milline ilm õues on, kas on külm ilm või on soo ilm, võib-olla sajab vihma. Kõigepealt peab minema akna juurde uurima, kuidas ilm on. Ja siis mõtlema, kas panna vildid või potikud, eks ole, või panna soojalt või mismoodi selge. Inimene on suuteline mõtlema, mitte tegelikult täitma käsku. Ja kui pisike laps juba saab aru, mida selga panna, kuidas minna, mida jalga panna, mida teha ja kuidas teha ja millest teha ja mis on ohtlik ja mis ei ole, eks ole. Seda peab oma peaga algab pisikesest peale juba harjutama. Ja kui ükskord inimene on küllalt suur ja
siis ta juba ju saab kasutada oma põhiseaduslikke õigusi selleks, et kaasa rääkida. Aga ja see igasugune osalemine juba riiklikus regulatsioonis on võimalik ainult siis ja sedavõrd, kuivõrd inimene on suuteline ette nägema oma tegevuse võimalikke tulemusi ja tagajärgi. Kui ta ette ei näe ja ära ei tunne, siis tal ei ole moraalset õigust suutki lahti teha. Aga mis siin siis nüüd teha on? Vaja on selleks, et inimesed saaksid oma põhiseaduslikke õigusi kasutada, on esiteks kogu haridussüsteem, mis ei seisne ju selles, et ta peab ära õppima seda, mida põhikooli ja gümnaasiumi seaduse ette näeb, teada. Teadmised ei ole haridus, teadmised hariduse üks komponent. Ja see tähendab, haridussüsteem tervikuna ei toimi demokraatiat hoidvalt. Teda tuleb ringi teha, vastasel juhul ei tule mitte midagi. Ei nüüd ega edaspidi. Kui last peetakse lasteaias, kodus ja koolis ja igal pool manipuleerimise objektiks, mitte enesejuhtimise ja sotsiaalse juhtimise subjektiks, siis demokraatlik ühiskond võimalik ei ole. Ei ole. See on fiktsioon, mäng, lollitamine, lootuses, et inimesed ei saa aru, mis nendega tehakse. Ja vanematel ükskõik. Nüüd aga, mis puutub edasi juba, demokraatia on selles mõttes ka kultuurifunktsioon, et kõlbeliste arusaamade süsteem on demokraatia all. Mitte käsk või keeld, keegi kuskilt käskis, vaid inimene oma peaga, oma südametunnistuse järgi saab aru, mis on hea ja halb, mis on õige ja mis on vale, mis on õiglane ja mis on aus ja mis on hoolivus looduse osas, kõigi kultuuriväärtuste, emakeele ja kõige selle hoidmiseks, mida lörtsida ei tohi. Ja seda ei pea keegi kuskilt ette kirjutama ja näpuga näitama. Seda peab inimene oma südamest ise aru saama. Siis on demokraatia võimalik. Nüüd kolmandaks on ikkagi see, et kui inimesel on mingisugused õigused administratiivses mõttes, siis ta peab aduma seda ka, et tal peab olema moraalne õigus seda administratiivset õigust täita ja kasutada. Ülesandeid täita ja õigusi kasutada. Eesmärke ei saa täita, eesmärke tuleb seada ja saavutada. Ja jällegi eesmärgi, ülesande, kohustuse ja nende segiajamine näitab seda, et kuskil on midagi jäänud läbi mõtlemata. Aga nüüd läheme otsustamise juurde. Demokraatia tegelikult, tema olemus ilmneb otsustamises. Ja nüüd tekib küsimus, millistel eeldustel inimene saab otsustamises osaleda. Ja see küsimus oleks vaja igal inimesel läbi mõelda hoolikalt kodus oma sõprade, tuttavate, perekonnaliikmete vahel ja arutada, millistes asjades me peame otsustamises osalema, millistes me kui me väga tahame, siis me peame saavutama ju vajaliku ettevalmistuse selleks. Ja see ei ole lihtne, see ei teki iseenesest, see ei kuku taevast pähe sulle ootamatult ja üllatuseks. Vaid siit tuleb pingutada, kõvasti vaeva näha selleks, et tekiks moraalne õigus kodanikune käitumiseks. See asi on Eestis üsnagi unaruses. Niisiis, ühest küljest on otsustamises osalemiseks vaja teadmiste, nende kasutamise oskuse, informeerituse ja kogemuse ühtsust. Mitte ühte, teist või kolmandat. Ja ma olen mõnikord õpilaste jaoks ja üliõpistele isegi seadnud näpud niimoodi natuke naljakalt, eks ole, et ütleme, haritus on see, mis on see püsti, see näitab haritus, mida rohkem, seda rohkem, eks ole. Siis informeeritust näiteks see
pikali olev sõrm ja pöial tähistaks kogemust. Ja see, mis väärtuseks on harituse, informeerituse ja kogemuse ühtsus. Mitte üks, teine või kolmas. Hariduse üksi ei teinud midagi. Ta muutub väärtuseks informeerituse ja kogemuse korral. Ühest küljest. Teisest küljest õigused, kohustused ja vastutus. Vastutus kaasneb inimesel sünnifaktiga, perekonnaseisuga, ametikohaga ja igal juhul on vastutus ju. Nii selle eest, mis sa teed ja kui ka selle eest, mis sa tegemata jätad, ehkki peaksid tegema. Ja jällegi on väärtuseks see koht, mitte üks, teine või kolmas. Aga kui üks nendest kolmest puudub, siis pole teistel tähtsust. Mitte süsteemne mõtlemine ja käitumine ja tegutsemine ja analüüsida, kõik on üks praht ja põhk, eks ole, inimeste petmise vorm. Nüüd jõuame selle juurde, et otsustamine on võimalik ainult valikusituatsioonis. Valikusituatsioonis. Sundsituatsioonis ei saa otsustada. Sundsituatsioonis pead tegema seda, mida kästud, siis kui kästud, nii on kästud, seal kus kästud, sellest mis kästud. Sundsituatsioonis pead käituma etteantud reeglite kohaselt ja pole sinu asi, mis välja tuleb. Just nagu keegi teine vastutaks, aga see teine ka ei taha vastutada. Ja kui üldse keegi ei taha vastutada, mis siis ühiskonnast saab? Retooriline küsimus. Teame väga hästi, et siis läheb nässu. Aga nüüd valikusituatsioon ja valikusituatsioonis peavad olema mõned eeldused ja ma nimetan nad kõik 4 eeldust, mida mina tean. Selleks, et inimene saaks tunda end valikusituatsioonis, peab ta esiteks uskuma, et ta on küllalt vaba ja iseseisev. Et tal ei tule mitte keegi kallale ei praegu ega hiljem, ei siin ega seal ega tema lähedastele ja üldse niimoodi, et ta on kodanikuna küllalt vaba. Esimene asi. On see õpilane või pensionär, see ei ole tähtis. Inimene on inimene. Ja perekonnas ka tuleb ikka austada inimese õigust olla iseseisev. Tema arvamust tuleb arvestada, mitte küsida ainult ja siis ignoreerida. Siis peab arvestama ka ju. Nüüd teiseks peab olema vähemalt üks alternatiiv. Või teiste sõnadega sama lause peab olema vähemalt 2 enam-vähem võrdset võimalust. Ühel võimalus ühed plussid, teised plussid. Siin on miinused, seal on miinused ja siis hakkab inimene alles mõtlema. Kui alternatiivi ei ole, reaalselt tegelikku alternatiivi ei ole, otsustamist ei toimu. See on mingi sunduse vorm, aga mitte otsus. Ma rõhutan lausa, et kui inimene otsustamises tegelikult ausalt, siiralt osalenud ei ole, siis ei teki ei vastutustunnet ega aktiivsust. Üks asi on vastutus, mis on administratiivne edasi, aga teine asi on vastutustunne, neid ei tohi segi jääda. Vastutustunne kujuneb läbi otsustamise, aga otsustamine on võimalik üksnes alternatiivide olemasolu korral, juhul kui on küllalt palju vabadust. Nüüd 3. tunnus valikusituatsioonil on võimalus lisada alternatiive. Näiteks võib-olla küll oli seal 1 või 2 või rohkem kogune alternatiivi, aga sobivat ei pruukinud olla. Kui sobivat ei ole, siis peab olema võimalus lisada, kaasa arvatud ennast, kõne all inimesed. Ja niisiis alternatiivi olemasolu ja võimalus lisada alternatiivi. Ja 4. tunnus, inimesed peavad saama aru, kui tähtis küsimus üldse kõne all on. Kui kõne all on tühine küsimus, tiritada seal pliiatsit, eks ole, ühest otsast või teist otsast. Milles küsimus, ükskõik umbes, tee mis tahad. Aga kui on tõsine asi, näiteks valimised või näiteks gümnaasium või näiteks, ma ei tea, mis oli, elektri. Siis kui on väga tõsine asi, siis peab väga süvenema ja siis peab väga tundma, et kui sa nüüd siin oled, ei arvesta kõiki olulisi tegureid, et käitud ükskõik kuidas või siis on kuri karjas. Siis sul ei ole moraalset õigust üldse ennast kodanikuks pidada, näiteks kui sa valimistel käitud ükskõikselt, hoolimatult, ükskõik, nii vähem plärts ja ära. See on häbitegu. Niisiis valikusituatsioon on ära. Selle opositsioonis on sundsituatsioon. Ja kui lapsed kasvavad sundsituatsioonis ja manipuleerimise objektidena, siis nad subjektidena käituda
hiljem täiskasvanuna ka ei oska, ei saa aru sellest asjast, see on nagu võõras värk. Nüüd järgmine situatsioon, väga tähtis. Inimene igal eluhetkel tunneb ennast kas probleemses situatsioonis või absurdi situatsioonis. Probleemses situatsioonis leiavad inimesed end siis, kui nad ei tea, kuidas oleks kõige parem. On üks variant, teine, kolmas variant, igal ühel on omad plussid ja miinused ja võib teha nii ja võib teha teisiti. Aga me ei tea põhjuseid, miks on seal mingid älpimised ja miks on sellised raskused tekkinud ja otsime võimalusi, otsime uusi lahendusi ja me teame, me on küllalt vabad, et leida ja otsida ja rõõmu tunda loomisest. Aga kui on absurdi situatsioonis inimene, siis milles see seisneb? Absurdi situatsioonis leiab inimene siis, kui talle näib, et rahuldavat lahendust ei ole. Kui tundub nii, et tee mida tahad, tee kuidas tahad, ära tee mitte midagi või ükskõik kuidas. Nässu läheb igal juhul ja kindlasti ja väljapääsu, rahuldavat väljapääsu ei ole. Ja sel juhul inimene kaotab igasuguse lusu ja lootuse, kaotab aktiivsuse, lööb käega, vaatab, parem on sõita minema või hakata seal jooma või ma ei tea, narkootikumid ja kõik need hoolimatus, niisugune lodevus, ükskõik missuguse seksuaalses käitumise, kõik on absurdi sattunud inimeste käitumise puhul. Kui see absurdi situatsioonist aru ei saa, selle põhjused ei tea, siis nendes ühiskonnas levinud pahedest mitte midagi aru ka ei saa ju. Ja enesetapud ja hoolimatus ja rooli taga ja kõik, need on sageli ikka absurdi situatsioonis olevate inimeste käitumise väljendus. Võtame sellise situatsiooni nagu näiteks mängusituatsioon või tõene situatsioon. Igal elu hetkel inimene tunneb ennast kas reaalselt, tõeselt, elab, käitub, tegutseb, armastab, vihkab ja nii edasi. Või toimub mäng mingis rollides, käitume korraks nii ja korraks naa ja siis mängime seda ja teist ja mängime ennast ülemuseks ja mängime ennast mingis asjameheks ja mängivad, tegelikult ei ela, vaid mängivad elamist. Mõni vahib telekast ka, kuidas teised elavad selle asemel, et ise elada. Ja vahib nii hoolikalt, et ei tahagi, polegi aega elada. Kui lossuta teleka ees ja vahi, kuidas teised elavad. See on juba inimene on kaotunud usu sellesse, et ta üldse ise midagi on. Ja see on väga ametsik asi ühiskonnas. Niisiis mängusituatsioon. Aga olgu siin öeldud ka, et näiteks kiitus, aga ka karistus toimivad üksnes tõeses, ehedas situatsioonis. Mängusituatsioonis antud karistus, nagu ka mängusituatsioonis tehtud kiitus, ei mõju. Peale tekitab protesti ainult.